Peppa. Mina olen põrsas Peppa. Ja see on minu väike vend Priidik. See on Otsu emme. Ja see on Otsu issi. Peppa. Lihtne teadus. Peppa mängurühm suundub mänguväljakule. Seis! Härra Härg, mida te meie mänguväljakuga teha kavatsete? Me kaevame selle üles. Härra Härg armastab kaevata. Tervist! Issi, mida sina siin teed? Mina teen härra Härjaga koostööd. Paistab, et härra Härg teed ära kogu töö. Härra Härg lihtsalt ehitab uue mänguväljaku. Aga minu õlgadel oli raskem ülesanne selle kavandamine. Minul oli seejuures muidugi abiks teadus. See kõlab väga huvitavalt, Notsuissi. See ongi huvitav. Kas saaksite lastele natuke lihtsat teadust õpetada? Suurima rõõmuga. Alustame ühest eksperimendist. Mis asi on eksperiment? Katsetamine, mis aitab välja selgitada midagi, mida me veel ei tea. Näiteks, kui mitu last läheb tarvis, et Preili gasell üles tõsta? 1, 100, 10 sadat. Need on kõik lihtsalt oletused. Aga mis siis õige vastus on? Ei tea, aga proovime järele. Kes tahab Preili gaselli üles tõsta? Mina. Mina ei jaksa tõsta. Preili gasell on ühe lapse jaoks liiga raske. Proovime siis 2 lapsega. Ta on ikka väga raske. Preili gasell on 2 lapse jaoks liiga raske. Proovime siis 3 lapsega. Tore. Preili gaselli üles tõstmiseks on tarvis 3 last. See oligi üks lihtne teaduslik katse. See oli vahva. Nüüd teeme järgmise katse. Jaa. Laduge klotsidest torn. Väga tubli, aga see torn kõigub pisut. Kuidas ehitada selline torn, mis ei kõigu? Tuleb panna suured klotsid alla, väiksemad üles. Suurepärane. Elevant Edmond on meil tark pea. Kas me võiksime veel katseid teha? No muidugi. Kes ütleb, mis on tema lemmikmäng? Porilampides üles-alla hüppamine. Mida on tarvis selleks, et moodustuks porilamp? Mulda ja vett. Mulda ja vett. Segame need kokku ja tekibki porilamp. Peppa, palun katseta seda lompi. See lomp on liiga kuiv. Lisame siis vett. Palun proovi nüüd uuesti, Peppa. See lomp on täpselt paras, mõnusalt porine. Ja porilampide tegemine käib umbes samamoodi kui betooni tegemine. Betoonist me teile uue mänguväljaku valamegi. Alguses on see pehme ja märg nagu pori, aga kuivades muutub kangeks ja kõvaks. Praegu on see pehme nagu kreem. Kohe näitan. Näete, see on täitsa pehme. Aga kes oskab öelda, mis edasi saab? Betoon tõmbab kõvaks. Täpselt nii. Kõvaks nagu kivi. Notsuissi, kas te ei peaks sealt välja tulema enne kui... Üks hetk, härra Härg, ma räägin praegu lastega. Jaa, aga... Näete, betoon on veel täiesti pehme, aga nüüd on see kõva. Kõik tänu lihtsale teadusele. Nii, härra Härg, ma kuulan teid, mis te öelda tahtsitegi? Seda, et peaksite ehk enne välja tulema, kui betoon kõvaks tõmbub. Oo, Notsuissi jäi kinni. Olge murreta, Notsuissi. Ma päästan teid sealt kohe välja. Aga kuidas? Kaevan mänguväljaku üles. Notsuissile meeldib, kui teda betooni seest välja kaevatakse. Kellele siis ei meeldiks, kui teda betooni seest välja kaevatakse? Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Tompere.
Peppa. mina olen purssas Peppa ja see on minu väike vend Priidik. see on Notsu emme ja see on Notsu issi. Peppa. London. Peppa mängurühm sõidab päevakeseks Londonit uudistama. Lapsed, see siin on London. oi, küll siin on sagimist. Londonis on väga palju vaadata, ma ei suuda otsustada, kuhu kõige esimesena minna. Londonis elab minu sõber kuninganna, äkki tema oskab meid aidata? See ongi loss, kus kuninganna elab. ma kuulen. Kas ma saaksin palun rääkida kuningannaga? mina olengi kuninganna, kes teie olete? Preili Jänes on siin. Te ütlesite, et astuksin kindlasti läbi, kui ma kunagi Londonisse satun. Preili Jänes, tulge sisse. Tere, kõik see pere. tere, kuninganna. me tulime päevaks Londonisse. Lootsime, et oskate meile kõige huvitavamaid kohti soovitada. Või veel, London on ju minu kodulinn. Ma teen teile õige ise ühe linnaekskursiooni. Kõige parem on Londonit vaadata 2-korruselisest bussist. Härra bussijuht, kas me võiksime palun teie bussi laenata? minu bussi laenata, te vist teete nalja. Ei tee, ma olen teie kuninganna. no sellisel juhul võtke teie majesteet. Kui kuninganna midagi käsib, siis tuleb seda käsku täita. Kõik ülemisele korrusele. selles bussis on trepp. 2-korruselises bussis on istmed ka üleval. Mina olen teie kuninganna ja hakkan täna teie giidiks. Esimene peatus Big Ben. Seda kõrget kellatorni nimetatakse Big Beniks. Big Ben on tegelikult see kell, mitte terve torn. Sa tead paljusid asju, väike element. mina olen ju tark pea. see oli küll vali. Big Ben lõi, nii saime teada, mis kell on. Kell lõi 3 korda, järelikult on kell 3. aga kui oleks löönud 6 korda, kas siis oleks kell 6? Täpselt nii. aga kui 100 korda? No siis see oleks katki. Jätkame oma ekskursiooni. Järgmine peatus Toweri sild. Ekskursiooni jätkamiseks tuleb meil sõita üle silla. seis, praegu ei pääse üle. vaadake, sealt tuleb üks suur laev. see sõidab ju silla pooleks. sild tõuseb üles. Toweri sild tõstetakse üles, et suur laev pääseks läbi. Tore, laev sõitis läbi ja nüüd on meie kord. Palun laske sild jälle alla. mul on kahju, teie majesteet, aga sealt tuleb järgmine laev. See ei lähe. Aga meil pole aega siin päev otsa passida. Hoidke kõik kõvasti kinni. Buss kõigub silla serval. mis me nüüd teeme? Üks hetk, sõbrad, mul on mõte. Tulge kõik bussi etteotsa. olgu. tore. Kuninganna on hea bussijuht. Eks ole vahva ekskursioon, lapsed. jaa. lahtised bussid on nüüd kõige vahvad. miks kõik bussid sellised ei ole? Hakkas sadama. jaa, sellepärast kõik bussid ei olegi lahtised. Lapsed, avage vihmavarjud. Londonis peab vihmavari alati kaasas olema. Järgmine peatus Trafalgari väljak. Oh, aeg küll on kahju, terve Trafalgari väljak on porilõmpe täis. aga meie ju armastame porilõmpe. tulge ka porilõmpi sulistama, teie majesteet. No ja, see on tõesti lõbus. Ja minu majesteedil on ju kummikud jalas. Kuningannale meeldib Londoni porilompides hüpata. Kellele siis ei meeldiks Londoni porilompides hüpata? Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere. Peppa Pig.
Pepa. Mina olen põrsas Peppa. See on minu väike vend Priidik. See on Noitsu emme. Ja see on Noitsu issi. Peppa. Liigume muusikasaatel. Pepa ja sõbrad on mängurühmas. Lapsed, täna laseme oma kujutlusvõimel lennata ja liigume muusikasaatel. Mida see muusika teile meelde tuletab? Minule tuletab see meelde klaverit. Hästi. Ja minule tuletab see meelde muusikat. Ahaa, laseme nüüd kujutlusvõimel lennata. Mis kujutluspilte see muusika teie silme ette manab? Minu silme ette tekib ühe ilusa mäe otsas vaiksest tuules õõtsuv kirsipuu. Imeline, Janeta. Aga nüüd kujutage kõik ette, et olete ise see ilusa mäe otsas kasvav puu, mille latt võõtsub vaikses tuules. Te ise oletegi see puu. Teie jalad juurduvad maasse. Tunnetage tuult oma oksdes ja päikest lehtedes. Te ise oletegi puu. Väga hea, lapsed. Ma nägin paari väga kena tuules õõtsuvat puud. Nüüd kuulake seda muusikapala. Mida see muusika teile meelde tuletab? Pidage meeles, laske kujutlusvõimel lennata. Mina tean. Pedro? Kas vastus on ühe ilusa mäe otsas vaiksest tuules õõtsuv kirsipuu? See muusika on veidi kiirem või kuidas? Kirsipuu, mis õõtsub kiiresti? Kusti? See tuletas mulle meelde puhkpilliorkestrit. Väga hea, Kusti. Selle muusikasaatel on väga hea marssida. Leidke kõik endale käärust mõni pill. Kujutage ette, et olete puhkpilliorkester ja marsite trummide taldrikute rütmis. Väga hea. Imetore marss, lapsed. Kas poldud vahva? Oli küll, Preelikasell. Järgmine muusikapala on aga sootuks teistsugune. Kuulake tähelepanelikult ja mõelge, mis tundeid see teis tekitab. See on kosmosemuusika. See on nagu tulnukate sünnipäevapidu. Mis selle vakiga ometi lahti on? Need on tulevikurobotid. Tere, mina olen tulnukas. Piip, 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 piip. Mina olen robot. Ting, ting, tong. See on kõige parem muusika üldse. Ei, ma arvan, et Makk jupsib. Nõndaks. Nüüd öelge, mis tundeid see muusika teist tekitab? Minus tekitab see igavuse tunnet. Ja minus väsimuse tunnet. Kas Makk hakkas jälle jupsima? Ei, see ongi muusika. See tuletab mulle meelde kaunist aeda päikesepaistes, üht noort meest, murtud südant. Palun, kas saaks uuesti seda kosmosemuusikat? See ei olnud mingi muusika, lihtsalt Makk jupsis. Kas see muusika teile ei meeldi? Ei. Preelikasell, kas te saaksite teha nii, et Makk uuesti jupsima hakkaks? Ei. Edalist kõigile saagi meeldida üks ja sama. Minule meeldib kosmosemuusika. Ja mulle ka. Ja mulle. Alga. Mida see muusika teile meelde tuletab? Mina tean. See muusika tuletab mulle meelde porilampides üles-alla hüppamist. Läki minu järel. Üles-alla hüppame kõik porilambis. Plirts, 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 plarts. Plärtsu teen ma siin ja plärtsu teen ma seal. Siin on plirts ja siin on plärts. Igal pool on plirts ja plärts. Üles-alla hüppame kõik porilambis. Plirts, 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 plarts. Pepale meeldib muusikarütmis liikuda. Kellele siis ei meeldiks muusikarütmis liikuda? Roik siin ja auh seal. Siin on muu, siin on praeks. Roik, muu, praeks. Üles-alla hüppame kõik porilambis. Plirts, 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 plarts.
tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges